autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Tere kuulajad! Autotund on eetris 2021. aasta esimene autotund ja kuna lindistamise hetkel on 6. jaanuar, 3 kuningapäev, siis me vist võime veel öelda head uut aastat. Ja stuudios on Tarmo Tähepõld jätkuvalt ja teisel pool üle interneti on jätkuvalt Martin Mets Geeniuse uudisteportaalist. Ja kuigi ma näiteks väga lootsin, et jõuab veel enne saate lindistust tulla näiteks mõni eelmise aasta kokkuvõtte Eesti autoturu kohta, Euroopa autoturu kohta, saaks siin vaadata, mis need numbrid, mida müüdi, kui palju. Kusjuures ma ütlen kohe siia ette ära, et tegelikult aasta lõpus tulid siin erinevate ettevõtete kasumi ja käibenumbreid ja selgus näiteks, et Toyota edasimüüjatel on Eestis väga hästi läinud ja Kia edasimüüjatel on Eestis väga hästi läinud. Oli jah, et tõusis käive ja kasum tõusid, et kas siis ikka oli nii hull kriis siin. Samas, eks kõigi kohta seda infot veel ei ole. Aga kuidas aasta lõpus juba said, et terve see detsember ju, kas nad ei kavatsenud detsembris enam ei käivet, kasumit ega kahjumit toota? Vot ma ei tea, mille pealt see täpselt tuli, aga igal juhul uudisvoos ma nägin selliseid toredaid teateid. Aga kuna neid ülevaateid ei olnud, siis lähme selles mõttes ega kokkuvõtet tegemata ja või panime kokku ise sellise autofirmade abiga muidugi või automüüjate uudismudelitest, mis Eestisse peaks jõudma sellel aastal ja siis ikkagi autofirmad rõhutasid ja me täiesti mõistame neid, et need on plaanid, et alati võib juhtuda jumal teab mis, eriti vaadates eelmist aastat. Ja eriti seda eelmise aasta nüüd uus versiooni, mis nüüd käiku läks. Mis see tähendab? No nüüd tuleb ju 2020 uus versioon on see, mida me läbi teeme. Versioon 2. 2020 aasta kättemaks või mis see on? Yeah. Okei, ei, tegelikult tuleb parem aasta. Aga et mis siis hetkel plaanis on? Päris pikk rivi sai. Selles mõttes muidugi, eks autofirmad andsid erinevalt, et mõned andsid ka umbes, et mõnel mudelil tuleb uus mootor valikusse, tuleb päris palju elektriautost, aga sellest kõigest juba saate teises pooles. Siia algusesse aasta on õnneks alanud vaikselt, kahjuks küll 2 juba liiklussurma, millest me tegelikult praegult ei hakka rääkima, sest et mis seal ikka, siukse asju juhtub, eriti kui tuleb ootamatu lumesadu. Muuseas, selle lumesadude asjadega on üks lõputu teema, on see teede hooldus, et siin sama, mis päeval me nüüd tulin, pühapäeva õhtul, eks ju, Tallinnasse päeval. Enne seda oli lumesadu olnud, et meie toimetuses inimestelt täiesti erinevad kogemused. Keegi sõitis seal laupäeva öö vastu pühapäeva Võrumaa kandis, kui see sadu oli ja ütles, no sahkasid ja kõik oli tee täis. Väga hästi tehti kõike. Mina sõitsin pühapäeva päeval ja Tallinn-Narva maantee, ehk siis see Eesti üks sõidetumaid lõike, üks sõidurada, keset mingi kell 3 päeval või ei, kell 1, sisuliselt lahti ajamata, et selles mõttes, kui sa nagu tahtsid mööduda, siis sa pidid läbima neid kõige ohtlikumaid neid lumevaale, mis võivad sellise väiksema, kergema auto päris kergelt käest ära viia. Üldiselt see Narva maantee on tehtud päris hästi ja see peaks olema ka see tee, kus peaks sisuliselt masin iga 4 tunni tagant käima, aga siin tegelikult tasub tähelepanu juhtida sellele, et need maantee korrashoiureeglid tegelikult, need on üsna lõdvad, et päris palju on teid, kus põhimõtteliselt sahk peab, ma ei tea, 24 tundi pärast lumesadu korra sealt üle käima ja nii ongi kokku lepitud ja selle eest makstakse. Just, ja kui ma sealt Narva maanteelt jõudsin, pöörasin siis Lasnamäel Laagna teele, see on, kes ei tea, see kanal, mis seal Lasnamäe keskel on, siis seal oli ikkagi, ma sõitsin siis kõige vasakpoolses reas ja õnneks jõudsin reastuda parempoolse, sest üks hetk lihtsalt oli nii paks lumi, et mul sisuliselt nagu rida lõppes ära või sõidurada, ma ei mäleta, kumb see õige on öelda. Et
et jah, selles mõttes osa teest oli puhas, midagi ma nagu traagilist seal ei näinud, aga nii Narva maantee kui ka Laagna tee peaks olema ju küll nagu nii olulised kohad, et ja sellel hetkel ei olnud see lumesadu enam, tunde, seda ei olnud, tavaline päev. Et kus need sahad siis kõik ja nii. Aga lõpuks, kuna neid kogemusi oli nii palju erinevaid, siis ma ei osanudki sellest midagi järeldada, et ilmselt tehakse nagu jõutakse ja inimestel tuleb lihtsalt südamele panna, et sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult. Üks asi oli küll, mis mulle meenus. Las ta jääb, ma ei hakka. Uus aasta, lähme uuesti ja sõbralikult edasi. Mis mu selle nädalast meelde jäi, ei olnud sugugi mitte see natukene lükkamata teed, vaid ma üle pika aja tegin maastikusõitu. Tavaliselt, kui meil on siin autod testis, siis on need linnamaasturid ja nendega sa võid kirjutada hästi tihti sõna maastur, aga tegelikult sa ei tee nendega mitte midagi, mis on seotud maastikuga. Äärmisel juhul ületad mõne natuke kõrgema lumehange. Siis nüüd oli mul aastavahetuse pikkade pühade ajal Toyota Hilux, mis on päris maastur kastiga. Ja juhtus jälle see, mis mul kastikatega juhtub, et kuidagi minus ärkas üles üks teist tüüpi inimene ja ma tahtsin omale väga kastikat. Aga ma üle tükki aja veetsin vist ühe päris maasturiga rohkem aega maastikul ja tehes seda päris maasturi asja kui kuskil lihtsalt Eesti ühest otsast teise sõites. Ja mis sa siis tegid? No räägi, kas sa sõitsid kuskile, ma saan aru, et sihilikult tuleb ennast kuskile kinni sõita ja siis vaadata, kas saad minema? Jaa, ei, selleks ma olen veidike liiga laisk ja mugav, küll aga ma läksime sõbraga ja viskasime ikkagi ka igaks juhuks labida kasti. Sõitsime sinna vana hea Mustjõe maastikusõiduala, mida ma olen siin varemgi reklaaminud. Võtsime jälle seal tõuse ja languseid ja auke ja muda ja taaskord imestasime, et kuidas, eriti just mõned hästi sellist järsud tõusud, kus sul autos istud, on tunne, et sa oled nii kaldes, et see auto kukub nüüd nagu üle kasti serva niimoodi katuse peale. Et sa istud roolis ja sa näed ainult taevast ja ta võttis neid asju täiesti ilma mingi probleemita. Ja kogu selle asja läbista, ütleme, hindele 5, nii palju, kui me seda seal tegime. Et ikka päris maastur on ikka täiesti hämmastav. Õige test muidugi, sellega oleks olnud niiviisi, et sul on ka 2 põtra seal kastis ja siis sõidad need läbi kõik need mäed ja orud ja siis on need põdrad seal alles veel. Aga sellega ma ei piirdunud, sest et pühad olid pikad seest, aga igavad. Siis ma lihtsalt üks päev läksin. See oli Järvamaa ja Lääne-Virumaa kandis. Sõitsin ja ma sõitsin ühes kohas lihtsalt teelt välja meelega, kõrrepõllule, kõik põllumajandushuvilised, ma nüüd rõhutan teile, et tegemist oli kõrrepõlluga, mitte nüüd selle talivilja või mingi muu asjaga, et kuhu tihti ATV ja lumesaani inimesed kas siis hoolimatusest või teadmatusest kipuvad peale sõitma, arvates, et tegemist on linnainimese jaoks sõnaga heinamaa, eks ju. Aga ei, tegemist on kõrrepõlluga, ehk siis kust on lõigatud ära, vist oli raps ja jäetud nagu selleks aastaks polnud midagi tehtud. Ja need on seal Järvamaal on sellised pikad, mitu kilomeetrit suured sellised kõrrepõllud, kus sa sõidadki lihtsalt. Ja siis, kui mingi hetk ma hakkasin lähenema metsale ja sealt kõrrepõllult tõusis püsti veel kitsekari ja hakkas minu ees jooksma, siis mul oli selline, nagu kuskil preerias või kõrbes sõidaks niimoodi. Puudu oli ainult see kastis, kes hoiab seal ülevalt sellest metallraamist kinni. Ma ei taha öelda püssimees, ütleme siis fotograaf või kaameramees, kes siis filmiks, kuidas ma selle kitsekarjaga koos mööda loodust kulgen. Väga kihvt. Ja siis ma sõitsin veel ühte mööda metsasihti. Ma vaatasin, et mingid ATV jäljed lähevad ja mõtlesin, et ma lähen ka siis. Ja sõitsin ja ma lõpuks niimoodi, et päris sellised kinni jäämise ohtu ei olnud. Kaardi järgi see siht pidi jõudma välja ühe väikse külateeni, aga lõpuks kahjuks asi mul ikkagi niimoodi, et seal oli teele kukkunud liiga palju puid. Ja mul ei olnud saagi kaasas, aga isegi kui mul oleks, siis ma ei oleks viitsinud hakata seal mingid 3 tundi ennast kuskilt läbi saagima.
aga kuidas ma ütlen, vaimsele tervisele autoinimesena oli see 3-tunnine matk mööda Järvamaa metsi ja põlde ikka väga kihvt. Vot nii. Okei, aga mina räägin nüüd linnainimeste rõõmudest ja muredest. Noh, mitte päris linnas, aga siiski linnast väljas. Et Teede Tehnokeskus andis siin teada vahepeal, et millised olid eelmisel aastal ehitatud kõige siledamad teed. Kas meil ehitatakse ka mitte siledaid teid? See tekitab natuke seda küsimust, aga tegelikult kõige siledamaks, nemad käivad, mõõdavad neid üle, hindavad ja nii edasi, riigifirma ja valisid vist kõige siledamaks selle uue Kose-Ardu lõigu Tallinna-Tartu maanteel. Nojah, see kõige värskem ja mis on ka tõesti väga hea tee. Jah, aga mind hakkas huvitama see, et nad olid, kõik teed on üle mõõdetud ja top 10 siledamad teed valiti välja. Et kahjuks nad ei jäänud teada, et millised on see alumine top on, et millised on uued teed, mis on kõige mitte siledamad. Ja sina käisid seda küsimas, miks need ei olnud siledad? Sa ajasid mind ka kurjaks, et mis mõttes, et kas kuskil, et kui kuskil mõõdetakse, et millised kõige siledamad, et kas siis meie, ma nüüd siin võtan selle kujuteldava jalutuskepi ja vehin selle, kas meie maksumaksja raha eest ehitatakse ka mitte siledaid teid ja kes vastutab. Aga seal vist me ei saanudki mingit draamat kätte, sest et mis see vastus oligi, et ma püüan leida, et miks ei valita kõige kehvem. Põhimõtteliselt see, et tee ehitusel need lähteülesanded on erinevad. Et mis on see tee siledus üldse, mida nagu taga aetakse. Et millist kvaliteeti on vaja saada ja sellepärast ilmselt need kõige siledamad teed on olnud ka need kõige suuremad tee-ehitusprojektid, need kõige suuremad maanteed, mis tulebki väga-väga siledaks ehitada. Ja lihtsalt seal nad käivad mõõtmas ilmselt ka üksjagu mingeid teid väiksemaid maanteid, kus seda ilmselt ka rahalistel põhjustel ei aeta taga seda võimalikult 100% siledust. Ja põhimõtteliselt sellepärast seda alumist toppi ei anta ka välja, et see nende sõnul ei ole päriselt võrreldav, kuna nende lihtsalt need ehituse eesmärgid on olnud erinevad. Mõnes mõttes ma saan aru, et siin on võib-olla mõni lõik ja siis vastavalt sellele ka mõni tee-ehitusfirma saaks ebaõiglaselt puid alla, et ma teatud määral olen sellega nõus, aga teistpidi võiks ikkagi selle välja öelda ka, et millised need kõige kehvemad mõõtmiste järgi on. Jah, ja tegelikult seal on see, et mingid miinimumnõuded on, millele peab igal juhul vastama ja sellele ilmselgelt ka need teed, ka need, mis ilmselt oleks seal allotsas vastavad, sest et muidu on trahvid või tuleb neil see töö ümber teha, et päris sellist ei ole, et keegi lihtsalt läheb, viskab kastide ja asfaltit maha ja ütleb valmis ja esitab arve. Võib-olla huvitavam asi on nüüd see, et kui meil see top 10 kõige siledamad see aasta valmis said, siis mis need teed täpselt 5 aasta pärast on, see annab võib-olla, kui siledad nad siis on, et kui need uuesti üle mõõta, et see annaks võib-olla sellise parema ülevaate nende teede ehituskvaliteedist. Küsisin siis niimoodi lõppu puht huvist ka, et kui nüüd minnaksegi mõõtma ja avastatakse, et üks tee ei vasta nõuetele, et mis siis saab, et kas siis lihtsalt kiht peale või hakatakse siis kuidagi hööveldama, freesima, siis Teede Tehnokeskuse esindaja vastaski, et tegelikult see pealmine kiht ongi selles mõttes üks kõige keerulisem, et kõik alumised kihid, et seal on võimalik vigade parandusi, et ma ei tea, paned killustiku ära, vaatad, ei ole ikka see, siis midagi seal rullid teed, et kui see asfaldikiht ebaõnnestub, et siis ei ole eriti mitte midagi teha, sest et selle tasasus saab alles siis aru, kui see segu on jahtunud ja seal on autoga peal võimalik sõita. See tähendab seda, et öeldigi, et see tuleb esimese korraga õigesti saada, sest pärast seda tuleb see lihtsalt kõik üles freesida ja alustada nullist ja see ei ole odav töö. Et seal ei ole niimoodi, et sa siis käid, ma ei tea, nagu koduremondis, et pahtliga täidad mingeid üksikuid kohti, mis ei vasta nõuetele.
aga Siin on... ma muidugi ei ole nüüd tee-ehitusspetsialist, aga teinekord ma olen näinud ikka väga veidraid olusid, milles asfalti maha pannakse, kas siis paduvihmas või kerges lumesajus või vaata, need selles on mõttes, et ma ei tea. väga enesekindlad mehed, nagu mingi siukene No jah, 40 aastat tööd teinud potsepp, kes nagu tal ei ole, ta teab täpselt, mis... okei, ma lähen võõrale territooriumile, ma võib-olla ei julge siin kaasa rääkida. Olgu. Vot nii, uudiseid siin aasta alguses. Üks uudis, mida jõudis isegi täna kuulsin ERR-is, mis nagu peab ju tegema päris, neil on nii palju uudiseid, mida lugeda, aga mahtus läbi autouudis elektriautode müügist Norra, mis meil on, Norra kuningriik, eks ju? Jah. Et seal on asi ikka täitsa pööraseks läinud, et Norras esimest korda registreeritud autodest olid eelmisel aastal 54% elektriautod. Uutest autodest, mis Norras osteti 2020, 54% olid elektriautod, mis on, mis meil Eestis on. Eestis on meil see number puusalt pannakse äkki alla 1%. Ma tõesti praegu ei oska arvutada, väga vähe igatahes. No kindlasti alla 1 ikka, jah. Populaarsemad olid... Või võib-olla praegu enam pole alla 1, okei, aga umbes seal kandis. Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 ja Nissan Leaf. Et detsembris müüdud autodest olid 66,7% elektrikad. Muidugi, selles mõttes, ma tean, iga kord, kui neid uudiseid on, ükskõik milline sait neid avaldab, siis on seal all ja selles mõttes nagu õigustatult, ütleme, oleneb, kes kuidas sõnastab see, et kui meil tuleks nafta maa seest ja oleks nii rikas riik, sest ega norrakad ei osta seal sellest kõik seda tohutust loodusarmastusest või rohelist mõtteviisist, et seal on Norra riigil on ikkagi väga jõuline elektriauto toetusmeede. Aga nagu näha on, et teatud heaolu taseme juures on inimestel valmisolek olla talude ebamugavasi. Jah, just, et ilmselgelt on seal ka siis see laadimisvõrgustik ja kõik see ja Norra on ka võrdlemisi pigem selline hõredalt asustatud maa, et nad ei pea, et igal talul on võimalik või igal eramajal omale see elektriauto laadija paigaldada ilma, et seal tekiks ilmselt mingeid väga suuri võrguprobleeme ja kõik need asjad, et Norra on suhteliselt ideaalne koht, kust alustada, kuigi tegemist on ikkagi ka külma riigiga, kui me räägime siin elektriautod ja talv. Aga lihtsalt, et jah, et Norra on näide, et ideaaltingimustes on inimesed nõus elektriautodega sõitma. Kui siin rääkida puhtalt sellest, nagu sa mainisid, mugavus versus ebamugavus, uus tehnoloogia versus vana tehnoloogia. Lihtsalt nüüd tuleb jõuda selleni, et kuidas me saaks ka nii rikkaks või kõik teised maailmas või elektriautod läheksid soodsamaks, et inimesed ei peaks enam peale maksma neile sellest, et nad sõidavad rohelisema sõidukiga. Ja 2025 on Norra pannud omale eesmärgi, et kõik uuena müüdavad autod võiks olla juba heitgaasivabad. Ma ei tea, tundub, et neil võib isegi see õnnestuda. Tundub jah, et imede maa. Jah. Nii, ja kuna see siledate teed asja rääkisime, siis mina armastan tuua sisse oksjoni uudiseid ja kui ma ka kirjutasin, siis kui see ei ole oksjoni uudis, siis ma ei tea, mis asi on. Praegult üks kummaline oksjon on tulemas. Selles mõttes kummaline, et seal on hästi vähe, et kuidagi tausta on vähe. Nimelt pannakse oksjonile KIT. Kõik ju teavad KIT-i, see on see Pontiac Trans Am, mis räägib, millel on sees ägedad ekraanid nupud, millega sõitis Michael Knight ehk siis Knight Rider. Ikka aeg-ajalt pannakse, aga selle auto puhul on oluline see, et see on David Hasselhoffile endale kuuluv KIT. Ja kui see ületab teatud hinnapiiri oksjonil, siis tuleb seda KIT-i sulle üle andma David Hasselhoff isiklikult. Mis nüüd tekitabki natuke muret mul on see, et see oksjoni sait, see ei ole mingi Sotheby's või RM Auctions, see on üks selline veebioksjoni sait. Ma olen auto 24 näinud kehvemaid pilte
kui on seal selle oksjoni jaoks sellest kitist ja David Hasselhoffist tehtud, aga mitte palju. See on ikka tõeline 2005. aasta mobiilifotograafia. ma Seal ei vaatan ole, seda ka, mul on see küsimus on ju, et ei ole mingit kui see on üldse õige, lisainfot. siis, et kui see on Hasselhoffi kitt, et kas see on see nagu, mis oli ka seal seriaalis või on see niisama eraldi tehtud talle? Ikkagi täiskorralik, jah, replika, aga nüüd täpselt, eks ju, kas seda on see, ilmselt mitte, seriaali autod minu arust on, seda ma võin suhteliselt kindlalt väita, et seriaali autod on kas muuseumis või hävinud või noh, ühesõnaga ei saa 100% kindlalt väita, aga sellise nagu võimsa oksjoni kohta on seal jube vähe infot. Eeldatav hind 175 kuni 300 000 näitab, et see auto päriselt ilmselt ikkagi ongi Hasselhoffi oma ja päriselt selline nagu 100% kiti replika. Seal oksjoni saidil see hind on tõusnud praeguseks juba $975 000, põhimõtteliselt peaaegu $1 000 000. Nüüd seda, et Hasselhoff ise kohale tuleks andma, seda sulle kätte andma, see toimub juhul, kui hind ületab 25% võrra seda oksjonil määratud reserv. Ehk siis on see müüja poolt pandud minimaalne summa, millega ta on nõus seda autot müüma. Aga seda ei ole välja öeldud, seda ei öelda kunagi välja. Et näiteks, et sa paned oksjonil oma Ferrari, paned oksjoni korraldajale, ütled, et sa tahad saada selle eest vähemalt $1 000 000. Ja kui see hind kunagi $1 000 000 ei kerki, siis järelikult see auto müük ei lähe. Igatahes hetkel 1,23 august see oksjon lõpeb. Selles mõttes, päris, see on üldse seal samal oksjoni saidil on 40 erinevat Hasselhoffilt pärit memorabiiliat, seal hulgas ka täismõõdus Hasselhoffi mingi nukk, mida kasutati SpongeBobi filmis. Tegelikult see asi juba muutub usutavaks niiviisi, et ta enda kola müüb nüüd uuel aastal uue hooga. Just, ja teine mure ongi, et miks Hoff seda teeb, et kas tal läheb elus halvasti, et eks tal on ju olnud ka siin napsuprobleeme ja kõik, et tegelikult on ju selline tore inimene, et ei tahaks, et tal elus halvasti läheb, et ta nüüd sellepärast oma vara peab müüma. Igatahes aasta alguse oksjoni uudis, David Hasselhoffi enda kitt, ma ei tea, mis võiks veel erilisem olla, et Sonny Crockett tuleb, või see Don Johnson tuleb, müüb sulle valge Ferrari või PA Baracus müüb selle A-tiimi bussi. Ega väga ei ole jah, selles mõttes, et... Just popkultuuri mõttes nagu märgilisemad kombot kui Michael Knight ja Knight. Või siis see Saaremaa kirbuka DeLorean, mis on vist siiani ära ostmata, ma saan aru. Jah, aga selleks siis peaks tulema Michael Brown, Emmett Brown kohale ja see peaks olema ikkagi selles ajamasina kostüümis. Okei, nii. Aga vaatame siis otsa saabuvale autoaastale. Ma ei lugenud neid mudeleid kokku, sest ma ütlen, et seda on raske teha, sest osad on lihtsalt väiksed mootoriuuendused, mõni on täiesti tutus mudel. Aga tead, ma küsiks võib-olla niimoodi kohe sinu ma panin mõned küll, kirjutasin välja, mis minu jaoks tunduvad huvitavamad, aga küsi, mis sul oli? Ma tahtsin küsida seda, et mida sina kõige rohkem nendest ootad? Näed. Mida ma ootan? Ma pean ütlema, et siin on hästi palju on kirja pandud automüüjad saatnud mulle elektriautosid. See on päris hämmastav, sest algus tundus kõik, et kui see elektriautode värk pihta hakkas, siis see, et ja siis tuleme aastal 2022 tuleme välja juba 10 autot on meil aga vahepeal ongi ju aastad mööda läinud ja me olemegi jõudnud selles hetke, kus nad siis hakkavadki päriselt kohale jõudma. Aga mul sellest elektriautost endast on suhteliselt ükskõik, lihtsalt nende hulka kuulub päris palju selliseid huvitavaid asju. Ja mis mind, ma võtan kõigepealt need autod, mis mind nagu üllatasid, et kas nad juba tulevad. Mida sina ootad, mida sina ikkagi ootad? Ja sina kõige rohkem, jah? Kas nüüd sellist, et kas sa küsid minult kui ajakirjanik, et äkki saab sõita? Ei, sinult kui Tarmolt. Inimeselt, mitte ajakirjanikult. Inimeselt. No ikkagi ei, ega mina inimesena ei saa endast välja võtta seda autofanaatikut. Ja mul ei silma näiteks, et Eestisse tuleb ka, või selles mõttes Eestis tuleb müügile. Karta on, et teda kuskile minule niimoodi lustimiseks ei anta. Ford Mustang Mach 1
ja mitte nüüd segi ajada Mach-E-ga, mis on Mustangi nime kandev Fordi elektriauto, mis muuseas ka aasta lõpus peaks saabuma. Aga Mustang Mach-1 on selline eriti kihvti välimusega Mustang ja miks ma selle üle rõõmustan lihtsalt see, et esiteks kiireid Forde Eestisse üldse saabub harva, mitte et inimesed neid ei osta ka, aga neid üldse ei pakutagi. Mulle lihtsalt meeldib kõige selle vahel siin see mõte, et Eestisse saabub müügile 5-liitrine vabalt hingava V8 mootoriga Mustang Mach-1, millel on 6-käiguline manuaalkast. Ma lihtsalt pidin selle siia nagu välja tooma, hoides kuidagi püsti sellist vana maailma autolippu. Ma just toon midagi uued poolt vastu sulle, et ma vaatasin, et müügile tuleb ka Porsche Taycan Cross Turismo, mis on siis universaal. Kere on selle kohta vist palju öelda, aga ta on rohkem nagu sellist universaalkere poole, et on tagant natukene kõrgem, pikem. Nagu need on see Panameral on ka. Jah, selline universaalkere. Seal on isegi rohkem universaal ikka päris tegelikult minu mõelest. Siis järgimine auto, mille ma välja tahaks enda sellist, mida ma ootan, mis pöidlalt pihku, äkki tuleb juba siin äkki jaanuaris või veebruaris ja millest lubati ka proovisõiduautot, on Peugeot, on toomas välja oma 508 Peugeot Sport Engineered PSC sellist sportversiooni, mis on nii universaali kui sedaanina, 4-veoga, 360 hobujõuline ja osa sellest jõust tuleb muidugi elektrimootorist, ühesõnaga selline bensiini ja elektrimootori kombinatsioon, 360 hobujõudu, ühesõnaga Peugeot teeb midagi sarnast nüüd siis, mida tegi Kia Stingeriga. Et ta tuleb, et Peugeot on saanud oma sellise üldise mudelivaliku väga adekvaatseks, nii seest kui väljast, hea disain, tundub ühesõnaga Peugeot'sse sisse ja tundub, et ohoh, täitsa ongi auto juba. Ja nüüd nad lähevad nagu sammu edasi, et nüüd nad sisenevad ka sport sedaanide või sportpere autode turule ja vähemalt välimuse poolest see 508 PSC lubab küll, et neil võiks olla seal toimetamist küll, et just alternatiivina, kui sa ei jõua või ei taha osta neid Saksa premium-marke Audi, BMW, Mercedes, et siis Peugeot ja siis Kia Stinger, mis saab ka mudeliuuenduse näol, on sul nagu alternatiiv, mis on odavam, aga ei tarvitse olla üldse halvem. Nii, kas sa oled ise vahepeal jõudnud või ma jätkan? Ma olen kindel, et sa tahad selle veidrat Citroeni kohta midagi arvata, sest ma olen näinud, et te olete kõik sellest nii elevil olnud. Jaa, mulle tuli üllatusena, et esiteks veebruaris see ei tulnud üllatusena, et Citroenil saabub päris palju elektrikaid ja kuna nad on samas grupis, siis ka Opelil. Aga veebruaris tuleb Citroen C4 ja C4 elektriline versioon, mis kohal ma tõmbaks korraks käima sae. Ma veel ei jõua selle ägeda autoni, et autofirmad, autotootjad ja ma ei oska mitte midagi muud arveta, kui järjekordselt mingi turundus või ma ei tea, mis osakond on otsustanud, et nüüd tuleb teha midagi erilist, aga meil muud ei tule pähe, siis me hakkame nimedega lollitama. Ja see viimati tegi seda või ütleme, mis mul tuleb meelde näiteks, kui Kia Ceed oli veel Kia C-D, et teile tundub see nagu välja mõeldes kohutavalt geniaalne, aga kujutage, et keegi inimesed ja teie müügiinimesed ja teie reklaamitootjad ja teie sotsiaalmeedia haldurid, kõik peavad hakkama neid nimesid hääldama, kirjutama, käänama, pöörama. Eks ju, palju õnne meile, E-app hüüumärgiga. Kuidas kirjutad seda? Ostsin oma uue E-appi ja siis paned hüüumärgi ja see oli väga hea, et sellele edasi ei mõeldud. Ja nüüd on samasuguse käkiga selles mõttes vabandust hakkama saanud, et Citroen
inimesed teavad, et Citroen tegelikult ju kirjutatakse see, et E peal on 2 täppi ja tuleb Citroen kuidagi, kes on vene keelt õppinud, siis see on Jo-täht, kui te mäletate, on ju? On küll, minu meelest küll, jah. Ma mäletan häguselt. Ja Citroeni elektriautod ongi nüüd see E, mille peal on 2 täppi sidekriips C4. Ja kuidas ma ütlen siis nagu EC4 või? No su E peab ikkagi eristuma, on ju. E peab eristuma ja siis pressitekstides on nad kasutanud ka sõna elektrik ja ka selle esimene täht on selle E nende kahe täpiga, nii et see ma arvan, et tead, see tegelikult võib asja lihtsamaks teha, selles mõttes, et nende pressiinimesed peavad jah neid kasutama, aga tavalised inimesed ja ajakirjanikud võivad panna lihtsalt E ja ongi kõik, et ei pea nagu asja keeruliseks ajama. Et ma ei teagi, kus mul klaviatuuril selline täht asuks, nagu, ma ei hakka proovima. Ühesõnaga, jaanuaris tulevad Jo-Jumpi ja Jo-Space Tourer. Aga olgu, kurjustasin ära. Autofirmad, palun ärge tehke meie elu nii keeruliseks. Augustis peaks jõudma selline auto või siis septembri algus nagu Ami. Citroen Ami. Ja mina ei arvan, et seda Eestis tuleb, sellepärast tegemist on väga väikse linnasõidukiga, 2-kohalisega. Sisuliselt me räägime Smarti mõõtuautost. Kunagi vähesed mäletavad, Tallinna inimesed võib-olla teavad, 6-7 aastat tagasi Tallinnas sai rentida ja mõned inimesed sõitsid, äkki isegi keegi oli ostnud, oli selline auto nagu Mia, ka mingi prantsuse auto, aga ja ma isegi tuleb tuttav ette nimi. Elektrikas sai sõita ka umbes 80 kilomeetrit. Väga kihvt istumisasend oli McLaren F1, üks inimene ees keskel ja 2 taga külgedel. Lükanduks, kõik auto ise muidugi oli kohutav käkk. Aga Citroen tuleb nüüd samas asja välja. Otsisin üles 2,4 meetrit pikk. Ma lihtsalt küsin seda, et kas sa arvad ka, et Eesti inimesed tahavad seda osta? Ei, ma arvan, et see on samasugune, nagu oli see Renault Twizy, mis oli veel kummalisem, kus istuti üksteise taga. Citroen Amis on vähemalt ikkagi uksed, aknad, kõik olemas, et ma arvan, et seda ostetakse paar tükki võib-olla nalja pärast, võib-olla mõni ettevõte ostab omale selle. Paneb logot peale, et on naljakas. Autoks, sest et Eestis, et jättes kogu selle aku ja talve kõrvale, lihtsalt selline, ma ei kujuta ette, kuidas sa sellega, inimesed, kes tõesti. Tallinn ei ole isegi nii keeruline ja suur linn, et seda tegelikult kuidagi nagu läheks vaja, on ju. Et sa mahud ilusti sinna selle Taycan Cross Turismoga ära. Aga äkki Eesti kuidagi inimene hakkab ka muutuma selliseks Euroopa või pigem see vana Euroopa, kes armastavadki väikseid ja selliseid hästi, kuidas ma ütlen, lihtsaid, aga nunnusid autosid. Ei näe märke sellest. Selle sõiduulatus on 75 kilomeetrit, nii et selles mõttes on tegemist ainult linnaautoga, nii et isegi lähivallas, isegi Keilas elav inimene napilt sellega ei saa mitte midagi tehtud. No riskida ei tasuks igal juhul. Auto kaalub ka ainult 471 kilo. Igatahes selles mõttes kihvt, et see on leiutatud, et see on valmis ehitatud. Ma usun, et nendes samades Lõuna-Euroopa linnades saab see väga popiks ja kihvt, et see vähemalt nii-öelda promo või reklaami mõttes ka Eestisse tuuakse. Et me tahame sellega väga sõita. Kas mingid, kus mul nimekiri kadus appi? Aha. No mis sul on veel midagi sellist, mis kohe nagu... Kui sa seda nimekirja vaatad, vabandust, ma pean korraks selle mütsi jälle pähe panema, sest nimekirjas mitte ei ole ühtegi auto, sest nimekirjas on puudu täiesti Alfa Romeo. Alfal peaks tulema tegelikult aasta lõpus, septembris nad näitavad oma uut väiksemat linnamaasturit Tonale, aga see tõenäoliselt, kui nad seda septembris alles näitavad, siis see tähendab Alfa puhul jumal teab mida, millal seda tootma hakkavad ja müüma. Aga see on tulemas. Ma vaatasin seda, et Honda puhul on, et Honda CR-V saab uuenduse, aga valikusse jääb ainult hübriid. Jah,
et diislid läksid sealt ammu ja nüüd lähevad ka ainult bensiinimootorid minema. Et jääbki ainult bensiin hübriidmootor. Mhm. Siis, mida ma tahtsin veel, et mitmed automüüjad siis mulle nii-öelda saatsid andmed ja siis lisasid mitteametlikult või mitteavaldamiseks, et noh, tuleb ka see ja paljud Ja ütlesid, nüüd saad selle välja öelda, mis see on, jah? ei, Sa seda kirjutama ei pidanud, nüüd saad siin avaldada. ei, ma ei hakka avaldama, aga paljud ütlesid ka lihtsalt, et ja üllatusi on veel plaanis, millest ei või, et nii, et mõni on selline, noh, nagu kes usaldab mind, et ma ei räägi edasi ja mõned on sellised, kes isegi ei usalda. Aga mis mind üllatas, et asjadest, mis tõesti juba tulevadki müüki, oli see BMW elektriline linnamaastur iX. See linnamaastur, mille puhul, kui inimesed arvasid, et see uus 4. seeria kupee oma iluvõrega on nagu kõige hullem asi, mis BMW kunagi teinud on, siis nüüd see BMW iX keeras sellele kõigele veel vindi peale ja ma isegi alguses arvasin, et tegemist on sellise natuke nagu kontseptautoga, mille pealt hakatakse nüüd vormima siis. Aga ei, aasta teises pooles mulle BMW kinnitas, et tuleb BMW iX. Ma ei tea, ma jätan endale praegu võimaluse, et kas mina sain valesti või nemad said valesti aru, et võib-olla seda saab hakata tellima või kuidagi, tead, nagu nende elektriautodega tänapäeval on. Eeltellimuseks saad broneerida esimesed 1000 inimest. Võib-olla on see nii, aga et selline, ma ei tea, ma kasutaks sõna ulmeline auto juba 2021 turule jõuab, oli päris üllatus. Kui ma räägin veel elektriautodest, sorry, teised autod on ka, aga siis mida ma päriselt ootan, on Audi e-tron GT. Mis tähendab seda, et ka Audi saab lõpuks välja sellest, neil üks elektriauto on, mis on linnamaastur ja nüüd tuleb nagu päris sedaan või pigem nagu kupee sedaan e-tronist. See näeb väga hea välja, oluliselt parem kui tavaline e-tron. Ja kuna ta jagab tehnoloogiat Porsche Taycaniga, siis vaevalt ta nüüd seal ka väga palju kehvem või võib-olla natukene aeglasem ikkagi tehakse, aga nüüd on e-tron GT näol tuleb hästi üldistatult öeldes soodsam variant Taycanist. Ja see ongi tegelikult, ma vaatan pärit pilte ka, siis see on täpselt nagu Taycan, mis näeb välja nagu Audi. Just, et keegi ärgu nüüd hellitaks lootust, et tegemist tuleb soodsa ja kiires elektriautoga, et kindlasti on ta kallis, aga ma pakun puusalt, et selle e-tron GT hinnad nagu lõppevad kuskil seal, kus siis Taycani hinnad algavad, ehk siis Taycan algab 104 000-st. Muuseas, Taycanist tuleb ka veel üks soodsam mudel välja. Nii et mis maksab alla 100 000. Aga kui me räägime sellest Taycan 4S-ist, mis on täiesti piisav kõikideks su vajadusteks, kui sa paned sinna ikkagi mingi elementaarse mugavusvarustuse juurde, siis on see umbes 120 000 eurone auto. Ma arvan, et see e-tron GT on selline 100 000. Et siis on nagu, siis sa oled nagu rahul selle valikuga, mis sul on. Kuule, ma tahtsin küsida, millistest, tahtsid veel rääkida edasi sellest? Ei, ma tahtsin e-tronist veel seal natuke andmeid öelda, et 3,5 sekundit 100-ni, 200-ni 12 sekundit ja siis 400 kilomeetrit võiks olla sõiduulatus üle selle, 95 kilovatt-tundine aku. Me ei ole nüüd rääkinud Eesti kõige populaarsematest autodest nagu Škoda, Toyota, Volkswagen, et nendelt kindlasti kõigilt on tulemas suur hulk erinevaid mudeleid, aga kas oskaksid need igaühe kohta tuua välja kõige olulisema? Et mind eriti näiteks huvitab, mis on näiteks Škoda kohta kõige olulisema välja tood näiteks selles mõttes. Seal tuleb kõik, kuna eelmine aasta tuli välja uus Octavia, mis on kõige olulisem mudel, siis see aasta kõige olulisem on ikkagi Škoda Enyaq täiselektriline auto, millest tuleb esimene versioon jõuab aprillis ja augustis tulevad juba siis kiirem versioon ja see on natuke laugema päraga kupee versioon.
et Škodal on elektriauto ENIAC on 2021 aasta auto, millele Ma ma kohe arvan, küsin selle kohta, et kas see raputab ka kuidagi Eesti elektriautode turgu, selles mõttes, et seal on suhteliselt mõistlik hind. Škoda eestlastele meeldib, nii, kõlab nagu hea valem ju. Raske öelda, kui palju neid elektriauto peal üleminejaid on, sest ega inimeste nagu tarbimises ju hetkel veel midagi muutust ei ole, et meie kõikide kodudesse ei ole ilmunud aastavahetusega ootamatult need elektriauto laadijad ja et meie avalik laadimisvõrgustik ei ole imekombel katnud tervet Eestit imeliste ja soodsate kiirlaadijatega, nii et ei, ma ei usu, et sealt tuleb sellist Kodiaki või Octavia laadset edulugu, et liiga vara, too soon Eesti kohta. Et ta võib küll Eesti elektriautode müügi edetabeli, ütleme, esikolmikusse küll tõusta. Seda ma usun. Aga nagu Škoda või nagu Eesti automüügi tabelis ta hetkel veel küll mingit rolli ei mängi, kas või sellepärast, et alles aprillis jõuab. Nii, aga Toyota nüüd? Toyotal tuleb Camryl, tuleb mudeli uuendus. Aga tähtsam, see oli mu enda jälle väike nali. Ma arvan, et Toyota kõige olulisem mudel, mis see aasta tuleb, erinevad mingid uuendusi tuleb. Ja see GR Yaris, see kiire, sellest me oleme juba nii palju rääkinud, on 7-kohaline linnamaastur Highlander. Ja ma arvan, et kui sa ennem küsisid mult ENIAC-i kohta, siis ma arvan, et see Highlander võiks olla tegelikult see, mis, ta on piisavalt kallis, ma arvan, et ta on selline üle 40 000 auto, suhteliselt kindlasti. Ta on hübriidauto, aga et sellest ei saa hitti, aga see võib saada päris edukaks oma autode arvestuses. Ta on ikkagi selline praktiline pereauto, mis ju eestlastele meeldib, RAV4 ostavad kõik, kes Eestis vähegi üldse autot ostavad. Ja kui sa nüüd paned natuke raha juurde ja saad selle eest suurema 7-kohalise, siis et kui sa võrdled, ma ei oskagi, Škoda Kodiaq ja Škoda Karoq, siis Kodiaq suurem auto müüb paremini kui Karoq. Ja ma ei näe, miks Toyota puhul ei võiks RAV4 turuosa see Highlander nüüd natukene sööma hakata. Nii, aga Volkswagen, ma juba näen, et Volkswageni mudelirivi on äärmiselt pikk, mis uuendusi saab, aga mis sa nüüd sellest kõigest nagu välja valiksid? No, ma mainin ära. Kõige olulisemaks. Tuleb ID4 linnamaastur, aga see mind ei huvita. Mulle meeldib see, et kas see nüüd on reaalselt kellegile vajalik, aga Volkswagen on peaaegu kõik oma tavamudelites teinud nüüd R-versiooni ehk siis selle kõige kangema, aga mulle endale, ma arvan, et kuidas sa ütled, nagu keskpõranda auto. Kui ma praegult vaatan seda 2021 aasta nimekirja, kõige mõistlikum auto, mida ma inimestele hetkel oskaks soovitada, on Volkswagen Arteon. Järgi saage must valesti aru, tegemist ei ole võib-olla ilmselt kõige parema ja kindlasti mitte kõige odavama autoga. Aga ta asub selles kuldses, ma ei tea, see Venni diagramm, kus sa saad luksust, kus sa saad, see auto näeb väga hea välja, sa saad väga kihvti auto, sa saad väga mahuka auto, samas mitte tarbetult suure linna, et ta nagu niisugune kõik, vähemalt minu subjektiivse arvamuse järgi, kõik õiged asjad on nagu selles ühes autos olemas, isegi kui ta ei ole see R-versioon, vaid tavaline bensukas või ma ei tea, pistikhübriid. Et ma arvan, et Volkswageni valikust selle aasta minu lemmik on seesama Arteon Shooting Brake ehk siis Arteoni luukpä või universaalkirjaga. See on tõesti päris äge. Alguses ma olin natukene kohkunud, kui sa selle ütlesid, aga juba nende lausete ajal ma juba jõudsin juba aru saada sinu loogikast. Just, et sina ju Honda Accord universaal inimesena tead, kui vähe tegelikult selliseid autosid järgi on jäänud. Mis ei oleks linnamaasturid või mingi muu kiiksuga, vaid oleks päriselt ilusad, elegantsed universaalid.
Nii, ja mis meile jõuab, ma vaatasin, Volvol tuleb siis see XC40 elektriversioon ja kes meil nüüd nagu suurtest ja olulistest veel on mainimata, kel päriselt midagi ka tulemas on? No Opelil on ka ikkagi, Opel, kes on siin paar aastat Eestis, üldse, neil oli ka, oligi siuke mudelite vahetamise aeg, siis 2021 on see, kus neil hakkavad need uued tulema, alates siis Opel Mokkast, mis tuleb aprillis, siuke väiksem linnamaastur. Ja just nii Opel kui Citroeni puhul on see, et sa vaatad, näed Opel Mokka ja kohe tuleb ka selle elektriline versioon. Tuleb Opel Combo, mis on siis siuke tarbesõiduk nagu Citroen Berlingo ja kohe elektriline versioon. Et Opel Crossland, Zafira, Vivaro, nagu igast asjast tuleb kohe ka elektriline versioon välja. Et see on päris huvitav. Ja muidugi, oota, Nissan Ariya, elektriautode ju Eestis käilakuju Nissan, kelle Leaf siiamaani on üks müüdumaid, tuleb lõpuks välja uue elektriautoga, linnamaastur muidugi, Nissan Ariya, mis näeb taaskord väga ulmeline välja, aga mis peaks olema ka oma sõiduomadustelt vähemalt, mida siiamaani pressile on ette söödetud, kõik nende nelikveosüsteem ja mis kõik, et peaks olema päris vinge. No näed, ma siin muudkui kerin. Kujutad ette, see aasta peaks välja tulema Mercedese S-klassi elektriline versioon ja lisaks ka AMG versioon sellest elektrilisest versioonist. Et mitte väiksed linna, kuigi ka A-klass tuleb elektrilisena või EQA siis see, et Mercedes tuleb reaalselt välja luksusautoga, mis on elektrikas. See on päris märgiline. No nii ma ei tea, mis on veel midagi olulist, mis sa tahaksid nagu kindlasti ära öelda? Edasi ta läheb vist siin lihtsalt nagu äkki nimed ette lugemiseks, et see on mõnevõrra igav. Jah, ärme päris sinna mine, et Kirsina kas me Daciat, no me oleme varem saadetes maininud Dacia Spring, et tuleb juba veebruaris ja me oleme sellest varem rääkinud ka. Ei ole veel väljas Dacia Springi hinnakirja, et tegelikult kõige suurem uudis olekski, et mis siis hakkab maksma kõige odavam täiselektriline auto. Jah, ta on küll väikse sõiduulatusega, vist ka 200 või isegi napilt alla selle. 180 äkki isegi oli. Jah, et mis siis hakkab maksma Dacia elektriauto. Aga kohe peale Daciat ma ei saa mainimata jätta, kui sa selle välja tõid. Võib-olla siis selle aasta vähemalt see nimekiri, mis meile anti, Kirsina tordil, et kellele võib-olla see Dacia jääb natukene lahjaks, siis lisandub suvel valikusse Lamborghini Huracan STO ehk siis Super Trofeo Homologata. See on kõige ekstreemsem see V10 mootoriga Lambo, kõige ekstreemsem Huracan, mis niimoodi tavakasutajale saada on, et see baseerub GT3 klassi ringraja autol. See, mis oli napilt oli tänaval legaalne, jah, täpselt. Jah, et 640 hobujõudu ja kõik see, aga kogu tema aerodünaamika pakett ja välimus on selline, et kui me siit oma kontori aknast näeme neid Huracan Performante omanikke edasi-tagasi sõitmas, siis kahju küll, teie auto tundub varsti tavaline ja aeglane, kohe kui esimene STO salongist välja veereb ja seda teeb ta juba loodetavasti see aasta. Tõmbame siia joone alla, muidu me jääme ette lugema. Ja see läheb nagu läbuks, et isegi kui mõned neist autost jäävad tulemata ja lisades need autod, mida meile ei ole veel öeldud või on mulle ainult öeldud, siis 2021 autoaastana ei tundugi väga traagiline. Vot nii, loodame, et kogu ülejäänud aasta läheb vähemalt sama kihvtilt. Ja kohtume siis juba järgmine nädal. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.